Lätsi kyllä jo, kykkykällä jo, hailos lellos jo, kykkykällä jo. Mina olen Maria Aleksandrovna ja ma kutsun teid kulinaarsele ja kultuurilisele rännakule endaga siia Mehhikoormasse. Mehhikoorma on väike küla, mis vähendab suure osa meie latikavarudest meie lauale. Aga ma ei ole siin mitte üksinda, vaid minu tänaseks kaaslaseks on minu hea sõber Urmas Kalla, kes on muuhulgas väga tuntud Lõuna-Eesti laulu varamu tundja. Siin on Peipsi järv ja kõige kitsam, 3 kilomeetrit. Ja nii ongi, et Katelpool järve omava nii Eesti küla olnud kui Venne küla, mõlemba. Kõik omava elasse selsin ja oma läbi kasunu. Nii et säärne lugu. Täna me räägimegi tema pere kala söömise traditsioonidest. Puhastad havi lihtsalt seest nagu puhtaks selle sisikonna sealt ära, aga siis selle teise, ütleme, need teised havid, need võtad muidugi luud kõik välja ja siis ajad läbi hakklihamasina ja siis paned need maitseained kõik sinna, nagu kotletilegi. Ja siis topitakse nagu see havi kõht täis seda ja siis pannakse seda panniga niimoodi ahju. Esa võtte ilosanna se joeda haladi. Esa võtte jo ilosanna se jo veli võtte verevänna se joeda haladi. Veli võtte jo verevänna. Ja nüüd teemegi siis lihtsalt Mehhikoorma haugi Urmas ema retsepti järgi. Selleks olen me võtnud juba kalal sisikonna seest välja, soomused pealt ära ning teises kausis ongi filee, mis on aetud läbi hakklihamasina 2 korda, lisatud ka õuna ja sibulat. Nii et võtame nüüd siis selle kala ja täidame ta ära. Kõrvale. Ja keerame seda nüüd ilusti fooliumisse kinni. Niimoodi. Näe, kala läks juba nina ka härma. Lõkke peale nüüd ilusasti küpsena. Ja kõrvale paneme hauduma ka soola ja võiga mõned porgandid ning kõrval tulevad lisaks veel ka hapukad õunad. Oluline on astuda rutiinist välja ja näha ning luua ka ise ime enda ümber. On hea naerda sombusele novembrile näkku ja minna metsa lõket tegema, pikendades enda südames lustivat suve ka reaalsesse sügispäeva. Esa võtte ilosanna se joeda haladi. Esa võtte jo ilosanna se jo veli võtte verevänna se joeda haladi. Veli võtte jo verevänna. Ja nüüd on kala siis olnud meil siin peal juba 1 tund aega ja arvatavasti peaks ta nüüd ikka ilusti valmis olema. Lõhn on küll oivaline.